Tere tulemast Valguse looja kanalile. Tänases kaardivideos küsime, mida toob aasta 2026 maamärkide esindajatele. Kasutan siis põhiliselt tarokaarte, kuid võtan siia juurde ka inglite ning haljate selliseid toetavaid soovitusi. Nii, aga alustame siis klassikaliste tarokaartidega ning kõigepealt siis sõnnid. Tere tulemast sõnnidele. Nii, segan siis 5 kaarti. Vaatame, millised on siis sellised üleüldised teemad. Sulle tuleb kõigepealt maaelemendi kuninganna. Väga ilus kaart, kuna sa oled ka ise maaelemendi esindaja. Nii, siis tuleb ka kuukaart. Kuu võib tähistada siin siis elulisi siis muutuseid, ka selliseid sügavamaid taipamisi. Tuleb sulle ka karikate rüütel. Et vähkskorpion kalad tähemärkidest tuleb siit selle kaardiga. Ja tuleb müntide 10 ning müntide 7. Nii, aga ma räägin siis need kaardid sulle ilusti kenasti lahti. Et kõigepealt maaelemendi kuninganna on selline maandatud, tasakaalus. Tal on oluline tema kodu, tema töö, tema selline külluslik aed ümber tema. Et siin on iseenesest väga selline viljakas energeetika, mis soosib selliseid materiaalseid külluslikke võimalusi sulle. Võib-olla sa paned oma mündi veel paremini veerema, võib-olla sa kuidagi lood veel paremas kontekstis midagi seoses oma koduga. Igal juhul siin on soosingus selline külluse ligi meelitamine just läbi sellise tarkuse ja teadlikkuse, et sa oledki iseenda siis selline külluse looja. Et sa väga hoiad ja tahad hoida justkui neid münte ja kõik, mis on siis sellised hästi sellised maised teemad ja võimalused on tegelikult sulle siin päris kindlasti avatud, sest meil on siin ka siis müntide 10, mis tähistab sellist külluslikku abielu, turvatunnet, stabiilsust ja selliseid tugevaid alustalasid ja ka müntide 7, mis ütleb, et kui hetkel on aeg, kus sa oled pannud justkui midagi kasvama, midagi investeerinud, siis hiljem see tasub ära. Tuleb nii-öelda see saagikoristuse aeg, aga sa ei saa justkui nii-öelda noppida seda saaki niimoodi pooltoorelt, et võib-olla siin on ka pisut kannatlikkust ikkagi vaja, aga 100% siis on kindel, et küllus ja külluslikud vahendid on juba sinu poole teel. Ehk siis muutused koduga, tööga ja ka siis ilmselt selline turvatunne ja turvalisus on siin võtmesõnaks. Võib-olla sa midagi natukene siin kahtled või kõhkled, sest kuu tähistab ka sellist nagu varjupoolt. See võib öelda siin seda, et aasta 2026 võib tuua sulle mingis osas ka tõususid ja mõõnasid, aga sa kuidagi rabeled sealt välja, kuula oma intuitsiooni, kuula oma sisetunnet, et siin võib olla ka sellist võib-olla natukene emotsioone, mis kuidagi tekitavad sellise ebakõla, et selline kuidagi oska mõista ka seda, et mis toimub sinu sees sellisel emotsionaalsel tasandil. Ehk siis kuu võib vihjata siin sellele, et võib-olla midagi veel varjatud või midagi peidetud või mida sa ise justkui veel näha ei taha. Et töötaga siis selliste piiravate uskumustega, ületa mingeid barjääre, sest tegelikult sul on hästi palju häid asju tulemas siin aastal 2026 ja kindlasti on ka tulemas siin positiivne uus algus armastuses, sest karikate rüütel tähistab emotsionaalset külluslikku ettepanekut, sellist romantikat, midagi, mis paneb südame tantsima, hinge helisema. Ja selle kaardiga võiks öelda seda, et need tunded on tõelised.
need on ehedad, need on puhtad, need on siirad, need on heatahtlikud. See on selline nagu suuremeelne kavatsus liikuda sinu suunas. Kui ma vaatan hetkel neid kaarte, siis täitsa võimalik, et see naisterahvas justkui hetkel veel seisab seljaga selle meesterahva poole. Siin on natukene selline nooremapoolsem meesterahvas, ta on justkui rüütli staatuses, aga kindlasti ta on selline suure südamega, väga heatahtlik ja sõbralik ja kuidagi selline kerge energia tuleb siit selle karikate rüütliga läbi, et nii-öelda armastuse karikas, mis on sinu poole juba teel, isegi kui sa seda veel ei näe, isegi kui sa kahtled, kõhkled ja mõtled, et üle on tulemus siin igal juhul positiivsed tulemused nii materiaalses plaanis kui siis ka emotsionaalses plaanis on siin muutused. Et tahaks öelda, et tarokaardid on väga ilusad ja väga sellised külluslikud siinkohal, et võtame siia juurde ka nii, siis kõigepealt võtame peaingli tarokaardidest ühe soovituse, vaatame, millised inglid siin hetkel toetavad. Nii, palun siis selged sõnumid sõnnidele. No nii, sõnnid. Ma tahaks öelda, et teile tuli lausa 3 kaarti. Õiglus, Rahvali 8 ja vaade. Et sa võib-olla ootad mingit laadi õiglasemat lahendust või õiglast otsust. Aga samas ongi siin tähtis, et sa võitleksid ka õigluse ning võrdsuse eest, et sa looksid ka oma piirid. Otsused tehakse nii ehk naa sinu kasuks, kui sina panustad nii-öelda õiglaselt. Aga ära anna selles olukorras nii-öelda alla. Võib-olla siin on midagi kaalutlusel või kaalumisel, aga sinu kasuks tehakse õiglane otsus. See otsus võib sündida siis, kui sa justkui oled selja kellegile keeranud. Et siin on siis ka Rahvali 8, mis räägib sellisest eemale liikumisest, ära kõndimisest, aga sind ootab ees alati midagi paremat. Kui sa seljatad selle, mis sind ei teeni. Tee seda, mis on sinu jaoks õige ja oluline on ka siin selline vaimne otsing ja siis südame tervendus. Ehk siis sinu selja taga on ka tervenduse ingel, peaingel Rahval. Et kui sa ületad selle silla, siis seal teisel pool silda on tegelikult juba see ingel sind seal toetamas ning nii-öelda ka tahaks öelda tervitamas, et positiivsed uued algused on juba sinu poole teel. Ära karda ületada mingit barjääri siinkohal. Siin on ka uus vaatenurk või vaade. Peaingel Samuel on siis väga selline võimas ingel, kes siis tegelikult ongi seotud suhetega, selliste teemadega, et on ka paremaid võimalusi, et peatu võib-olla hetkeks, et järele mõelda ja ka endasse siis vaadata sügavuti. See olukord võib sulle esialgu tunduda tõesti ebamugav või selline kuidagi võib-olla ka väljapääsmatu, aga julge olla siinkohal erinev. Ehk siis tuleb ka selline justkui uus vaatenurk, tohutult suur ka spirituaalne kasv, midagi on justkui pea peale pööratud, sa näed asju hoopis teises võtmes. Ja sinu selja taga on ka peaingel Samuel. Et mida ma hetkel märkan, peaingli kaartidest tulid välja suure arkaani kaardid, õiglus ja vaade. Number 8 muidugi tähistab küllust ja siin on sul lausa 2 8 siis kõrvuti. Nii, aga võtame siia siis veel mõned väikese ingli kaardid, vaatame, mis siit tuleb. Rahuldus, rahulolu, naudingud ehk siis tuleelement 9. Sa justkui paned maha mingi vana koorma ja hetkel võib olla siin selline justkui plaanide elluviimise eelperiood või ka ideede küpsemise aeg. Ja see on ka selline üleüldine tervenduse kaart. Et ma tajun sellega, et sul on väga palju häid ideid, võib-olla sa visualiseerid uuesti, lood midagi uuesti, sa kuidagi tervendad enda sees väga palju
ja sa teed väga üksikasjalikud plaanid, et saavutada ka selline sisemine rahu, rahulolu, rõõm iseendas. Et kellelgi kindlasti on siin muutused koduga või et kuidagi ma tajun jah selliseid suuri muutuseid, mida sa tahad nagu ellu viia. Ja vaatame romantilises plaanis ka siia siis romantika inglitelt ühe kaardi soovituse, et mida siis suhtedünaamika koha pealt. Nii, ja kui tahad tulla 2 kaarti, siis tuleb võtta need 2 kaarti. Siin näidatakse sulle siis nii-öelda sellist sügavamat sidet, ehk siis tuli kaart, mis räägib past life relationship. See on siis selline, ütleme, hingeline lõimumine, võib-olla kus te olete juba nagu kohtunud ka eelnevates kehastustes, eelnevates eludes. Ja see on hästi selline õpetlik ja võib-olla siis see inimene toobki sulle selles elus ka sellise nagu äratundmise või taipamise, et kuidagi hingetasand ja see lõimumise tasand on sulle väga oluline. Et jah, siin on see, ütleme see märksõna, et te juba teate teineteist. Ehk kindlasti see tähistab sellist nagu teadmist ja taipamist, et see inimene on sulle tuttav või tema energia on sulle siis tuttav. Aga ikkagi soovitatakse siin siis teineteist veel rohkem ja veel sügavamuti tundma õppida. Ehk siis te õpite teineteises siis erinevaid tahke ja see taipamine, et see liit muutub veel sügavamaks ja veel suurem siis pühendumine on siin siis justkui kaartides. Just selle nagu läbi tundma õppimise, et võib-olla te õpite ka tundma teineteise sellist varju poolt ja ka selliseid tahke, et igal juhul see ühendab teid veel sügavamal tasandil ja loobki parema pinnase ja justkui ikkagi tuleb see taipamine, et sa soovid selle inimesega koos luua. Ja võtame siia mõne haldjakaardi ka just suhtedünaamika koha pealt, vaatame, mis siit tahab läbi tulla. Ja siinkohal öeldakse, et anna sellele suhtele võimalus. Et isegi kui sa kahtled, siis siin on põhjust nagu töötada selle suhte kallal või selle suhte dünaamikaga ja panustada sinna oma energiat ja aega. Ja kuidas siis suhet parandada või tervendada, et kindlasti keskendub positiivsusele ja ka selle inimese siis headele külgedele, et mis on temas erilist, mis on temas head ja pane justkui see fookus sinna. Siin on oluline ka sõbratasand, et ja selline sõbralik toetus. Ja siin on öeldud, et tunded löövad nii-öelda lõkkele või hakkavad justkui õitsema. Võib-olla see esialgne tutvus võibki olla sinu sõprusringkonnast või sõprade ringist, et kui sa oled hetkel vallaline, kui sa oled suhtes, siis ilmselt siin on ka oluline see, et te pakuksite teineteisele ka sellist sõbralikku toetust ja sellist nagu suuremat sorti usaldust justkui ka sõbralikku, kuidas ma ütlen, jah, selline sõbralik ja turvaline nagu tasand, et te olete ka, vaatamata sellele, et te olete romantilised partnerid, olete ka parimad sõbrad. Nii kuidagi praegu tuli siis selle kanaldusena. No nii sõnnid, et tegelikult väga ilusad kaardid aastaks 2026. Võtame veel valguse looja sõnumi ja siis ühe haldja kaardi ka. Nii, kristallid tervendavad sind maagilisel viisil ja avavad sulle ka armastuse värava. Kanna endaga kaasas mõnda lemmikkristalli, et sinu eeterkeha oleks puhas ja selge. Oled armastuse magnet just nüüd ja praegu.
ehk siis auraväljas puhtust loob kindlasti puhas selge mäekristall. Samas, kui sa soovid armastusenergiat ja enda sellist magneetilisust tõsta, siis soovitan kanda roosat kvartsi, et tunneta ise, milline kristall sulle praegult sobitub. Igal juhul läbi kristallide saad sa ka tervendust. Tuleb ilus kaart, kus ma näen duaalsust, partnerlust. Siin on see meesterahvas, kes hoiab ümber kinni ja sosistab midagi siia kõrva. Samamoodi siin on see just see kõrva sosistamine, et sellised sünkroonsused. Ja sõnum siin on siis, et tema silmad imetlevad sind, tema süda otsib sind, see kogemus on peagi käes. Jäta see endale meelde, sa oled hoitud ja armastatud just selles hetkes. Ja siin ma tajun sellist soojust, hingelist soojust, väga selline tõesti kodune, turvaline tunne, justkui selline hella puudutuse läbi tuleb see justkui selline hoidmine. Ja võtame sulle siis ühe haldekaardi ka lõpetuseks sõnnidele. Muusika, midagi heliseb, midagi, mis paneb hinge helisema. Ja just läbi muusika võid sa saada sellist väärtuslikku teavet. Kuula tähelepanelikult, sest muusikas peitub sõnum. Võib-olla sa tegeled ise muusikaga. Võib-olla on kuidagi muusika sulle hästi selline rahustav, toetav, et igal juhul muusika parandab ka meeleolu, elustab mälestusi ja võlub haljad sinu juurde. Et siin on siis sellised justkui imelised flöödihelid, mis kõlavad ja kõlavad väga sügavuti, elustades mälestusi ja tuues kuidagi sinuni väga palju ka sellist nostalgiat ja rõõmu ja selle heaolu tunde. Et väga ilus kaart haljatelt siin, et luba kergust ja luba võib-olla seda kergust läbi muusika ja muusika loob sinus sellise võimaluse tervendada ja võib-olla ka oluline on kuulata sellist tervendavat muusikat, näiteks 432 hertsi või 528 hertsi, et tunneta, miks see kaart sulle siin praegult ilmus. Igal juhul muusika on ka siin märksõna, et pane oma hing helisema, kuula muusikat. Nii sõnnid, soovin teile siis kõike ilusat aastaks 2026 ja võta siit see, mis õige tundus ja loo ise veel paremini, veel teadlikumalt ja veel julgemalt. Nii, aitäh siis sõnnidele. Nii, aga liigume edasi järgmise tähemärgi juurde ja täna siis teiseks tähemärgiks siin praegult on meil neitsid, et vaatame siis neitside kohta, et kuidas siis läheb neitsidel aastast 2026. Nii, kõigepealt siis neitsidele tuleb siin kaart, milleks on karikate 8 ja karikate 6, et väga palju siis tegelikult emotsioone. Nii, segame siis veel. Tuleb ka keisrinna kaart ja võtame 2 kaarti veel. Tornikaart ja ka maagikaart. Mida ma märkan? Siin tuleb väga palju suure arkaani kaarte, mis tähistavad väga suuri elulisi muutuseid, milleks on siis keisrinna, torn ja maag. Siin võib olla see, et aasta 2026 toob sulle mingisuguseid äkilisi muutuseid, võib-olla mingit laadi raputusi, uusi taipamisi, aga see on ka selline justkui kirgastumise moment sinu elus. Sa justkui haarad ohjad enda kätte.
sa lood veel teadlikumalt, sest siin on keisrinna. Keisrinna tähistab külluslikke uusi alguseid, viljakust, heaolu, rõõmu, selliseid positiivseid muutuseid, et väga palju sellist ka justkui sellist turvatunnet tekib selle kaardiga, et siin on tulemas sellised uued algused, isegi kui siin on need raputused või võib-olla mingis mõttes ka ehmatused sinu jaoks, sa lood selle tasakaalu. Esimene kaart, mis siit hetkel välja tuli, on siis karikate 8. See räägib seda, et sa võib-olla kõndisid kuskilt ära. Mingisugune emotsionaalne olukord, mis sind justkui enam ei teeninud ja sa keerasid selles kontekstis selja, et sa astusid eemale. Aga ma näen ka seda, et tegelikult siin on täitsa võimalik, et tulemas tagasi keegi, keda sa juba tunned, keda sa juba tead, sest siin on ka see nostalgia, siin on see nagu teineteisele mõtlemine, võib-olla on ka seotud lapsed ja lastega seotud dünaamika, aga karikate 6 räägib inimesest, keda sa tunned, tead. See on ka harmoonia kaart, see on ka sellise nagu hingesugulase kaart. Igal juhul see tasakaalustab siin väga palju. Et siin on jah siis selline positiivne sõnum sulle, et asjad nagu harmoniseeruvad. Ehk siis karikate 6 räägib harmoonia nagu taastumisest. Midagi sa lood täiesti otsast peale uuesti, sest siin on tulnud ka maagikaart ja maagil on väga hea potentsiaal alustada uuesti, sest tal on justkui näiliselt tulemas kõik tööriistad. Et siin on siis lauas nii-öelda see münt, peeker, mõõk, sau ja siin maagi pea kohal on ka justkui see lõpmatuse sümbol, mis ütlebki, et kõik on muutumises ja sa saad oma elu ise juhtida, muuta ja uuesti luua, kui sul on selleks nagu jõud olemas. Et maag tähistab sellist potentsiaali uuesti alustada ja uuesti luua, isegi kui siin mingid vanad alustalad on kokku kukkunud ja sa kuidagi leiad selle sisemise jõu ja keisrinna ütleb ka, et viljakus, küllus, magneetilisus ja ka selline sisemine rahu on siin siis taastumas. Siin ma näen seda rahutuvi, siin on need viljapead, siin on see lootuseid ja justkui kõik läheb paremini voolamisse. Küllus, heaolu on ikkagi võimalik siin justkui taastada. Nii, vaatame edasi, et need on siis klassikalised taro sõnumid sulle siin. Vaatame, mida räägivad sulle peaingli taro. Et võtame siit mõned kaardid. Mida siis näitavad kaardid neitsitele peainglite koha pealt? No ma näen siin tegelikult seda, et muutused on tulemas. Siin on kaart, mis ütleb, et aeg tähistamiseks, külluslik tasu on tulemas justkui sellise raske töö eest ja sa vabaned mingit laadi keerukast olukorrast. See on selline Gabrieli 4 on kaart, mis on kvaliteetaja veetmisega seotud, see on koos olemise kaart, see on ka ülekantud tähenduses justkui selline mesinädalate kaart, et midagi nagu muutub just selles mõttes, et sa võtad kuidagi aja maha ja sa leiad aega olemaks koos siis oma kallimaga või siis inimesega, kes ikkagi pakub sulle sellist ka külluslikku emotsionaalset tuge. Tuleb ka rahvalirüütel, siin tuleb romantiline ettepanek, siin tuleb uus algus ka armastuses päris kindlasti. Siin on romantikat,
sütikust, võib-olla ka natuke sellist poeetilisust, et selle inimese kavatsused on kindlasti puhtad, siirad. Hetkel siis tuleb tähemärkidest läbi siin ka siis justkui veeelement, milleks on vähkskorpion, kalad ja selline natukene nooremapoolsem siis meesterahvas, et kui siin esimeses reas oli meil keisrinna, et keisrinna on väga küps naisterahvaks, väga selline teadlik, justkui selline ka jumalik naisprintsiip, siis siin on siis selline pisut ujedam ja võib-olla natukene nagu veel kohmetum olemuselt see meesterahvas, aga tema soov sinu suunas liikuda on hästi puhas, siiras. Et siin võib siis tähistada ka sellist pööraselt kõrvuni armumist, olukorda või teemat, mis paneb siinkohal ikkagi sinu südame tantsima, aga igal juhul tuleb armastus uus algus, kellelegi võib see siis suhte tasandil tähistada sellist uut hingamist sama inimesega, aga kui siin on praegu vallalisi, siis see võib tähistada ka seda, et sinu ellu tuleb tõesti uus inimene väga siiraste ja kavatsustega ja tema tunded on tõelised. Aga sul on vaja ka mingit laadi muutuseid, et siin on kaart, mis ütleb, et muuda oma elu, su ellu tuleb ka ootamatu ilmutis või ilmutus ja tegelikult see kaart siin on kohakuti tornikaardiga, mis on siis täpselt see energia, et vabane siinkohal edasilükkamise harjumusest, võta vastu muutustega kaasnevad võimalused, võib-olla sa oled istunud seal mugavustsoonis, sa oled kuidagi eiranud mingisuguseid valikuid, võimalusi, uut nagu potentsiaali ja nüüd sulle öeldakse, et võta vastu tegelikult see, mida elu tahab sulle pakkuda. Võib-olla elu raputab sind selleks, et sa aru saaksid, et tegelikult siin on vaja seda muutust, et universum kuidagi toetab sind muutuste osas ja sinu selja taga on ka peaingel Samuel. Nii, ma võtan siia juurde veel siis paar kaarti ka väikeseingli kaartidest. Vaatame, mis siit tuleb. Vajadus olla sügavuti aus, pisarad tuleb välja nutta. No see võib tähistada sinu enda sees ka mingit laadi sellist sisemist konflikti. Igal juhul siin on oluline selline just see ausus iseendaga ja selguse loomine. Viied on ka muutuste energia. Ja siin tuleb ka sulle siis tuleelemendi soldat ja selle kaardiga öeldakse, et töökus, toetus, siirus on ka justkui võtmesõnadeks. Et ole siiras, ole autentne, ole aus ja see kuidagi loob sulle väga hea pinnase, kui sa julged olla iseendaga ka üdini aus. Siin võib tulla ikkagi praegu tähemärkidest tuleelement ka, et milleks on siis jäärlõvi ambur tähemärk, et võta see, mis õige tundub, et siin on siis raapvalirüütel ehk veelemendi siis rüütel ja siin on ka siis tuleelemendi soldat, et siin on selline tegutsemise energia, väga selline tegus energia ja sellist ka spontaansust, julgust, kirglikkust tajuma selle kaardiga, et justkui sellised julged sammud, mis on väga toetatud. Vaatame romantika inglitelt soovituskaardi. Anna suhtele võimalus, tööta partnerluse nimel ja mida ma tegelikult märkan ja näen, siin on väga ilus nagu hoidev energia, see naisterahvas on justkui need silmad kinni pannud, inglitiivad hoiavad, kaitsevad, et kuidas siis selle partnerlusega tööd teha, kuidas töötada selle suhtega. Pane fookus sellele, mis on selles suhtes positiivsed, mis on head, mis on selle inimeses head, mis on tema head küljed, et suuna oma fookus justkui sellele, et sa oled positiivne ja sa näed asju, olukordi pigem positiivses võtmes, et siin on tulemas mingid laadi lahendused justkui suhte tasandil. Ja kui siin on keerukas suhe või suhtedünaamika, siis isegi siin on see inglite soovitus, et selle suhtega annab veel tööd teha, seda annab veel tervendada.
kui seal on ühine soov. Nii, vaatame veel. Nii, ja siis tulevad meie sellised kaardid siin. Unistused täituvad. Väga ilus kaart. Vikerkaar on väljas. Midagi, mis toob su huulile taas kord naeratuse ja rõõmu. Igavesti noor või nooruslikkust, selline tunne ja väga palju ka sellist mängulisust, kergust tuleb selle kaardiga, et võtta kuidagi asju kergemalt ja mängulisemalt. See, mis siin võib varjutada või olla selline komistuskivi blokeering, võib olla see materiaalne pool, et mingisugune materiaalsusega seotud teema võib hetkel siis suhtedünaamikat siin mõjutada, et võib-olla siis tuleks ületada mingisugused barjäärid seoses just selle materiaalse poolega. Kas keegi keskendub liialt tööle või keegi on kuidagi pannud fookuse rohkem tööle kui suhtele, et midagi on siin hetkel selle dünaamikaga. Et võtta see, mis õige tundub, et võib-olla see kindlustunne on ilmselt siin väga oluline, tähtis, aga ei tohiks ka unustada just seda emotsionaalsemat poolt, et just kui unistused, mis tahaksid täitumist, sellist nagu, et oleks asjad vabamas, rohkem voolamises, seda nooruslikkust, kergust, seda rõõmu sellisel tasandil. Nii, aga vaatame siis siia ka mõned valguselooja sõnumid siis neitsitele. Õige ilus kaart, käest kinni hoidev paar. Nüüd on kõik hästi, te olete peagi koos, side, mis on jumalik, ei katke hiial. Ja siin on selline kolmde reaalsuses teineteisega koos olemine, käest kinni hoidmine, tõesti selline rõõm. Ja ma näen tegelikult selle naisterahva huulil tõesti naeratust. Et kuidagi väga ilus kaart sulle siin tulnud selle koha pealt, et mis kajastab siis duaalsust, partnerlust. Tunne, kuidas universum toetab sind ja sinu valikuid. Armastus võidab, lahkus toetav. Et sa pead ka elu usaldama, elu sellist loomulikku kulgu. Võib-olla siin on mingi hetk, kus sa tunned ka sellist üksindust või eraldatust, aga tegelikult universum toetab sind ka selles hetkes. Ja vaatame sulle soovitusega hoidjatelt. Nii, neitsid. Palun ühte selget sõnumit. Ja selleks on soovida argalt. Kasutame soove targalt, et viia täide oma südame soov ja astu siinkohal ka praktilisi samme oma unistuste teostamiseks. Ja sul tuli ka see kaart, mis ütles, et sa oled töökas ja sul on ka selline oluline selline toetus ja siirus. Ja tegelikult, kui sa ise oled autentne, kui sa ise oled aus, kui sa ise oled nii-öelda hästi sellise puhta energiaga, et sa soovidki targalt ja sa soovid oma soovid nii, et need on kooskõlas justkui ka teiste soovidega, ehk et sa täidad oma selle unistuse ja sa kuidagi oskad luua ka kompromisse ja teha siis koostööd. Et nii ma tajun selle kaardiga. Et siin on ka selline natukene talvine energia, et ilmselt siin on ka see aeg võib-olla, kus sa mõtled rohkem oma soovidele, võib-olla siin just talvekuudel ja võib-olla mingit laadi sellist maagiat sa sinna lisad, et oma soove siis realiseerida. Ja sul oli see, et unistused täituvad, dream comes true, et lase justkui ka oma unistused vabaks, et universum saaks tuua sulle siis need parimad lahendused. Nii neitsid, et tegelikult tuli väga ilus kaardiladumine, et isegi kui siin oli see tornikaart ja mis tähistas sulle justkui ka sellist uut vaatenurka, sellist kirgastumist, siis sa lood väga teadlikult uuesti, sul on väga palju potentsiaali uuesti alustada, uuesti luua ja küll just endale ligi meelitada.
ja siin on tulemas ilusad uued algused, emotsionaalset küllust, heaolu, et päris palju sellist positiivsust tuli siis läbi erinevate kaartidega ja ma soovingi sulle kõike kaunist. Aitäh siis neitsitele. Nii, aga liigume edasi siis järgmise tähemärgi juurde ja siis maamärkidest on veel meil rääkimata kaljukitsed, jah. Nii, tere tulemast siis kaljukitsadele. Vaatame siis, mida toob aasta 2026 kaljukitsadele. Kõigepealt tuleb sulle tuuleelemendi baas. See võib tähistada siinkohal sellist sütikat uut algust, sellist sammukest teele minna. Tuleb ka tuuleelemendi ässakaart. Nii. Vaatame veel mõned kaardid. Ehk kindlasti tuleb siin selline kirglik uus algus. Nii, teine baas veel, milleks on siis karikate baas. Need võivad tähistada mingit laadi sõnumeid ja kutseid sulle. Hästi huvitav on, et siin on baasikaart, siin on tules, siin on siis taaskord meil baas ja siis on meil õhuelemendi äss. Ehk sul on juba lauas 2 ässakaarti. Nii, võtame veel ühe kaardi kaljukitsadele. Nii, palun siis selget sõnumit. Aasta 2026. Kaljukitsed. Kaljukitsed on väga püüdlikud ja nii ma tajun, et sulle tuleb okei, sulle tuleb lisakaart. Ma panen selle praegult siia kohakutti. Nii et pärast tõstame neid kaarte, et ilusti oleks näha. Nii, paneme selle kaljukitse märgi ka siia nähtavale. Et väga kummaline on see, et sul on 3 baasi tulnud. Et see on, ütleme siin väga huvitav, sul on tulebaas, sul on karikate baas ja sul on müntide baas. Tuleelemendi baas võib tähistada sulle sellist teele minemist, võib-olla reisimist, natukene sellist julget pealehakkamist, uuesti luua, uuesti alustada. Karikate baas iseenesest tähendab justkui sellist võib-olla natukene romantilisemas laadis, võib-olla ettepanekut või sõnumit sulle, võib-olla kutset kuhugile üritusele. Ja müntide baas võib tähistada siis tööalaseid muutuseid või tööalast siis pakkumist. Et võtta see, mis õige tundub, igal juhul 3 baasi on siin tulnud sulle, ehk siis esindatud on siin siis väga palju uusi võimalusi, uusi alguseid ja selliseid julgeid pealehakkamisi. Mis on veel tegelikult väga tore, sul on 2 ässakaarti, milleks on siis tules ja siis õhuelemendi äss. Tules ütleb, et sinu ellu tuleb väga palju kirge. Sinu ellu tuleb ka sellist nagu spontaansust, sa kuidagi lood sellist maagiat ja maagilisust ümber enda, et sellel just aastal on ümber sinu väga palju sellist nagu ka tulisust, et kui muidu kaljukits on selline maaelemendi esindaja, väga maandatud tasakaalus, siis ilmselt sellel aastal sa võtad kuidagi natuke kergemalt ja võimalik, et ka sinu loominguline pool on väga siis nagu lööb nagu õitsele või muutub midagi väga kirglikult su elus. Nii, aga mida tähistab õhuelemendi äss? No siin ma näen 2 kotkast ja 2 lindu, mis võib tähistada siis ka duaalsust, partnerlust siinkohal, võtta see, mis õige tundub. Igal juhul tuleb selgem pilk, justkui selline oma visioon, nägemine, et see võib ka tähistada selgust ja selgeid kommunikatsiooni sulle kellegiga. See võib kellegile tähistada ka spirituaalselt sellist sügavamat sorti muutust, justkui sellist kroonsakra aktivatsiooni, et midagi muutub hästi selliselt sirgjooneliselt ka ja see loobki sellise selge uue alguse. See algus võib tunduda esialgu natuke terav või kuidagi järsk, aga seda uut algust kuidagi sa ei saa ka kuidagi tagasi hoida, et see nii-öelda tuleb sulle
ka väga selliselt võib-olla kiiresti või võib-olla mõnes mõttes ka natukene ootamatult. Tuleb ka narri kaart. No narr ütleb, et vana elutsükkel on läbi saanud, kõik vana on justkui seljatatud, sa loodki täiesti uuesti. Võib-olla siin on oluline ka selline riskide võtmine või teele minemine. Et narri ülesanne ongi see, et alustada see esimene samm uuesti. Isegi kui sa ei tea, mis saama hakkab. Siin on oluline see, et sa teed selle sammu. ja narr võtabki justkui oma kumpsu ja asubki teele ja ta veel ei teagi, kuhu ta läheb, kellega ta läheb, aga see julgus peale hakata ja teele minna. Võib tähistada kolimist, võib tähistada reisimist, igal juhul potentsiaal uuteks algusteks, uuteks eluvõimalusteks teele minna. Et keerad täiesti puhta lehekülje, võib-olla alustad siis nullist. Nii, vaatame edasi. Vaatame, millised peahinglid praegult siis toetavad kaljukitse. Peaingel Miihal on siin võib-olla südant tervendamas. Ma näen siin ka rahutuvi. Lase minevikul minna, see olukord muudab sind järjest tugevamaks. Aeg parandab kõik haavad. Siin on oluline justkui teha taaskord oma südamesse ka ruumi. Peaingel Miihal on väga võimas ingel, kes pakubki sellist kaitset, justkui oma valgusmõõgaga loobki sellist suuremat sorti selgust. Ja sinu ellu tuleb justkui selles mõttes õnnelikum aeg, sest tuleb ka õnneratas. Õnneratas ütleb seda, et kui sa lähed vooluga kaasa, siis nii-öelda saatus pöördub, õnn pöördub, elu kannab sind. Nii-öelda see õnneratas pannakse nüüd veerema. Aga sinu ülesanne on minna nende uute algustega kaasa. Ja sa ei pea neid uusi algusid enam väga kaua ootama. Et suunamuutus, mis toob sulle õnne. Saatus pöördub, õnn pöördub ja sinu kasuks. Ja sa teed selle väärika kummarduse, et nii-öelda etendus on läbi. See olukord on lõppenud, oled lõpuks ometi vaba ja nüüd avanevad uued võimalused õnneni jõudmiseks, jäta minevik selja taha. Et hästi selline suur muutus selle koha pealt, et sa ei ela rohkem minevikus, sa elad rohkem hetkes just nüüd ja praegu ja sa panustadki pigem oma tuleviku ja tuleviku loomisesse, kui see, et sa veel muretsed selle pärast, mis on sul kunagi juhtunud või mis on toimunud. Justkui see minevik saab täielikult siin seljatatud ja sa keerad puhta lehekülje. Ja mida ma selle kaardiga tajun veel, on see, et sa teed selle väärika kummarduse ja sa ütled, et sina andsid endast parima, sina andsidki endast maksimumi, et sul ei olnudki mitte midagi selles olukorras rohkem teha, kui teha see väärikas kummardus. Et niisugused kaardid tulid siis praegult meil peainglitelt ja siin on siis läbiv teema see õnneratas, saatuse ratas, mis ütlebki, et luba elul kanda ja luba justkui sellel õnnelikumal elul kuidagi endani jõuda, ehk nii-öelda sa liigud kõrgemale ajajoonele uute alguste poole, mis on väga külluslikud. Ja sul on jah siis kahe kaardiga lausa siin peaingel Miihal, kes siis toetab just selguse loomise osas. Nii, vaatame veel mõne kaardi väikese ingli. Küsija sulle antakse. No see ütleb siin seda, et võib-olla sa peaksid kõigepealt oskama ka küsida, et universum saaks sulle tuua need uued võimalused. See on siis müntide 9 või ruutu 9, ka selline küllusliku vallalise kaart võib-olla kellegile. Kui sa oled suhtes, siis võib-olla see tähistab sellist iseseisvamat suhtetasandit, kus siis on ruumi, hingamisruumi. Igal juhul müntide 9 on ka külluse kaart, loobki sellise küllusliku võimaluse
tuleb ka siin siis soldat, milleks on siis ka maaelemendi soldat ehk siis vaprus, viisadus, impulsiivsus ehk võib-olla keegi liigub sinu poole, aga tema kavatsus on läbimõeldud, ta tahab sulle pakkuda ka sellist turvatunnet ja sellist nagu koostööd. Et siin on ka siis justkui 2 kassikest, et selline parem koostöövõimalikkus ja läbimõeldud tasand, et kaljukitsed jah, et siin siis tuleb see maaelement meil nende 2 kaardiga läbi, et kuidagi sinu selline visadus ja pealehakkamine ja sihikindlus loobki ka selle hea pinnase sulle siinkohal. Aga küsija sulle antakse, universum võib-olla ootab sult justkui seda, et sa kõigepealt oskad ka küsida ja soovida, et ole oma siis soovides kindel. Nii, vaatame siis veel ühe kaardi juurde siit ka romantika-ingritelt. Wow, selleks on uus armastus. See võib täiesti uut inimest sulle, kui sa oled armastust oma ellu manifesteerinud või soovinud, siis võib tulla uus algus. Keegi on lausa siin siis laskunud põlvele justkui selline ilus romantiline ettepanek, et võtta see, mis õige tundub, et igal juhul armastus uus algus, uus võimalus, kas siis kellegi uue inimese näol või siis selline uus hingamine nii-öelda armastuses, et siin tuleb romantikat ja romantilisi tundeid kindlasti. Vaatame, mida räägivad sulle siis haldjad. Soovitus. Nii, siin tuleb siis parim sobivus, perfect match. Te täiustate teineteist harmoonilisel viisil. Keegi, kes pakub sulle ka selle turvatunde, harmoonilise tunde. Ja siin on see taipamine, et koos on hea. Koos on hea. Ja seda suhet soosib ka selline ühtsustunne. See võib tähistada ka kellelegi seda siin, et vana leek sütib taaskord, ehk siis see taassüttimise energia. Siin võib ka olla mitu varianti selles mõttes, et võib-olla juba liigub su elu ka keegi uus inimene, aga samas naaseb ka keegi, keda sa juba tunnet tead, ehk siis vana leek, mis sütib taaskord, taassüttimise energia. Võtame ühe kaardi veel siit. Ja oluline on ka see nii-öelda kartmatu armastus, et ületada mingisugused hirmud ja barjäärid, mis on seotud siis armastusega või võib-olla siin on hülgamisaam, mis on saanud tervendust või vajab veel tervendust, et igal juhul see teadmatus ja see riskide võtmine ja justkui julgus uuesti luua ja oma süda vabaks teha on siin hästi oluline. Et sa ületaksid ka need hirmud, mis on seotud sinu mineviku pagasiga, emotsionaalse pagasiga. Ja võtame siia siis valguselu ja sõnumid kaljukitsedele. Oi kui ilus, hirvelapsuke. Tajun sellist pehmust kergust selle kaardiga, et armasta kogu meie planeeti. Siin on rikkalikult ilu, mida imetada. Luba endale puhkust ja avarda siinkohal ka enda maailmavaadet. Sind ootab ees maagiline reis ja justkui sellisel uuel tasandil. Et kuidagi selline tingimusteta armastusenergia tuleb selle kaardiga. Natuke kannatust veel, sinu elus setitakse paika viimsed pusletükid. Tõeline armastus on kohal, et jääda. Ja kuidagi selle kaardiga ma tunnen, et sa võid kergemalt hingata. Tõeline armastus on peagi kohal, et jääda sinu ellu püsivalt, turvaliselt ja universumil võib-olla on vaja teha siin mingit laadi korrektiive, et seda puslet veel paremini kokku setida just sinu hüvanguks. Nii kaljukitsed, aga ma võtan teile ühe haldjakaardi ka. Nii, palun ühte selget sõnumit. Ja selleks kaardiks on mõõdukus.
ja mõõdukus ütleb seda, et kõike parasjagu. Et justkui nii kaua tuleb tegeleda erinevate vastuoludega, kuni sa saavutad selle sisemise mõõdukuse iseenda sees. Ja soovitus ka, et selline, võib-olla sa mingi hetk oled olnud natuke liiga äärmuslik, kas sa oled midagi, mille kohta sa tead, et näiteks just siin on see dieedipidamine söömise osas, et sa proovid võib-olla olla liiga täiuslik või liiga tervislik. Et haljad ütlevad, et siiski natukene võib süüa, mida süda ihkab, ja lubada endale ka selliseid väikeseid rõõme, et ära ennast liialt ka piitsuta, et kõike parasjagu. Ja oluline on ka mõõdukus siis kõiksugustes erinevates tõesti eluvaldkondades, sinu tööga, sinu puhkusega seoses, et kõike parasjagu siis, et võta siis natukene vabamalt, et aasta 2026 tooks sulle selle harmoonia, sisemise tasakaalu ja mõõdukuse. Nii kaljukitsed, et väga põnev aasta tuleb tegelikult, et siin on tulemas uued võimalused, võib-olla uued inimesed, uued algused, uued ettepanekud, kutsed sulle. Sa ületa kõik need barjäärid, mis on seotud sinu minevikuga, mineviku pagasiga ja ela rohkem hetkes just nüüd ja praegu ja luba see õnneratas nii-öelda veerema panna, justkui universum soosib neid võimalusi sinu kasuks ja sinu ülesandeks on justkui usaldada, kuhu elu kannab, mida elu toob ja kõik, mis kuulub sulle, jõuab sinuni kõige õigemal ajal ja kõige paremas kontekstis, kui sina lubad asjadel lihtsalt olla ja oled ise sisemises rahus ja elad mõõdukalt just nüüd ja praegu. Et mina tänan siis kaljukitsasid, et võtasid kaasa see, mis õige tundus ja soovin sulle kõike kaunist aastal 2026. Nii, aga selline tuli siis kaardivideo maamärkidele, et suur tänu kõigile, kes on tulnud minu kaardivideosid kuulama, vaatama siin YouTube'is ja kohtumiseni juba järgmistes videodes. Aitäh!